Tere! Täna võtame ette ühe Euroopa kõige keerulisema ja ausalt öeldes ka plahvatusohtlikuma teema – rände. Ja see on lugu, mis ei toimu ainult ühes kohas. See hargneb lahti nii suurlinnade tänavatel, kus pinged on igapäevaselt tuntavad, kui ka Brüsseli võimukoridorides, kus käivad tulised poliitilised lahingud. Aga enne kui me päriselt teemasse sisse läheme, on väga oluline öelda, et kogu see analüüs siin põhineb Liina Saluje koostatud materjalidel. See on töö, mis esitati Tartu Ülikooli geograafia osakonnale 2026. aasta jaanuaris, nii et meil on siin all tugev akadeemiline alus. Ja see viib meid koos selle kõige olulisema küsimuse juurde, mis tegelikult kogu tänast arutelu raamib. See on dilemma, millega seisavad silmitsi nii poliitikud, linnade elanikud kui ka sisserändajad ise. Kuidas leida see habras tasakaal? Või kas see on üldse võimalik? Vaatame korraks üle, mis meid täna ees ootab. Alustame linnadest, mis seal tegelikult taimub. Siis võtame luubi alla 2 konkreetset näidet, Berliini ja Stockholmi. Sealt edasi liigume suurele areenile, kus vastamisi on Ungari ja Euroopa Liit. Ja lõpuks vaatame, kuidas see kõik laiemalt Euroopat mõjutab. Okei, esimene peatus. Enne kui me räägime sellest suurest poliitikast, peame aru saama, mis toimub tegelikult rohujuure tasandil Euroopa linnades. Ja siin on 2 märksõna, mis kerkivad kohe esile – segregatsioon ja julgeolek. Ja see ongi asja tuum. Segregatsioon ei ole mingi juhus. See ei ole nii, et inimesed lihtsalt kolivad eri piilkondadesse. See on otsene tulemus poliitilistes otsustest, kuhu ehitatakse elamispindu, kuidas toimib tööturg ja kui hästi või halvasti suudetakse inimesi ühiskonda kaasata. Need otsused loovad mustreid, mis püsivad aastakümneid. Nii, aga lähme nüüd teooria juurest praktikasse. Võtame ette 2 linna, Berliini ja Stockholmi. Mõlemad on tuntud oma avatuse poolest, aga mõlemad maadlevad tegelikult väga sügavate integratsiooniprobleemidega. Vaadake seda joonist. See näitab tegelikult päris ehmatavalt selgelt, milline olukord Berliinis on. Me näeme, kuidas mõnes linnaosas on rändetaustaga elanike valdav enamus, samas kui teistes on neid käputäis. Ja see pole lihtsalt statistika, see ongi reaalne sotsiaalne ja majanduslik lõhe, millel on postiaadress. Aga teate, need pinged ei ole ainult numbrid paberil, me näeme neid oma silmaga, otse linnaruumis. Need betoonibarjäärid, mis on ilmunud jõuluturgudele ja teistele avalikele üritustele, need on saanud uue ärevama reaalsuse sümboliks. See on märk hirmust, mis on pugenud naha vahele. Ehk siis, mis me siit Berliini puhul näeme? See on nagu nõiaring, eks ole. Kui sa ei pääse korralikult tööturule, oled sunnitud elama odavamates piirkondades. See süvendab eraldatust ja muudab ühiskonnas edasi liikumise peaaegu võimatuks. Ja nii see ring jätkub. Ja kui me vaatame Stockholmi, siis seal on pilt ausalt öeldes veelgi karmim. Stockholmi peatakse üheks Euroopa kõige segregeeritumaks linnaks, kus ebavõrdsus saab alguse juba koolis. Lisaks on Rootsi teinud viimastel aastatel täieliku kannapöörde oma poliitikas, mis on tekitanud veelgi rohkem segadust ja ebastabiilsust. Ja nüüd on oluline hetkeks peatuda ja mõista. See pole ainult Berliini ja Stockholmi mure. Absoluutselt mitte. Sarnaseid mustreid näeme üle kogu Euroopa. Kopenhaagenis, Pariisis, Brüsselis, isegi Londonis, kus eluasemekriis on rekordilise sisserände tõttu täiesti käest ära. See on üle-euroopaline väljakuts. Okei, nüüd teeme suure hüppe. Linna tänavatelt otse Euroopa Liidu poliitiliste südamesse. Ja siin astub lavale Ungari, kes on otsustanud minna rände küsimuses Brüsseliga täielikule vastasseisule. Ja see pole lihtsalt mingi väike vaidlus, see on fundamentaalne konflikt. Viktor Orban on öelnud otse välja. Ränne on suurim probleem, mis ähvardab Euroopa Liitu lehestada. See lause, see võtab Ungari seisukoha kokku paremini kui miski muu. Nende jaoks ei ole see lihtsalt üks poliitiline teema paljude seas, vaid eksistentsiaalne oht tervele liidule. Ja see ei ole lihtsalt tühi jutt. Vaatame, kuidas nad on tegutsenud. See ajajoon näitab seda väga selgelt. Alates 2015 vasta kriisist on samm-sammult ehitatud üles ühte Euroopa kõige rangemat rändesüsteemi. Piiritara, transiiditsoonid, seaduste karmistamine, kõik on olnud osa ühest ja samast plaanist. Ja milline oli tulemus? See graafik siin räägib enda eest. Vaadake seda tohutut tippu 2015 aastal ja siis see kukub lihtsalt kaljult alla, peaaegu nulli. See süsteem toimis täpselt nii, nagu see oli mõeldud. See muutis Ungarisse sisenemise ja seal varjupaiga taotlemise praktiliselt võimatuks. Aga siin on konks. See kõik on otseses vastuolus Euroopa Liidu seadustega. Ja Euroopa Kohus, mis on EU kõrgem õigusorgan, on seda korduvalt ka öelnud, Ungari rikub süstemaatiliselt reegleid. Ja see on viinud meid nüüd täiesti pretsedentitu vastasseisuni.
Ja see vastaseis kulmineerus selle numbriga siin, 200 miljonit eurot, ühekordne trahv. See on üks suurimaid trahve, mis ühele liikmesriigile kunagi määratud. See on Brüsseli selge signaal, et reeglite eiramisel on väga-väga kõrge hind. Aga oodake, see pole veel kõik. Lisaks sellele hiigelsummale tiksub iga jumala päev juurde veel 1 miljon eurot. See on pidev finantssurve, mis peaks Ungari põlveli suruma. Iga päevaga muutub see konflikt Ungari jaoks aina kulukamaks. Ja mida Ungari selle peale kostab? Põhimõtteliselt täielik vastuseis. Nad keelduvad maksmast, nimetavad seda poliitiliseks nõiajahiks ja absurdseks rünnakuks ning raamistavad kogu olukorra võitlusena oma riigi suveräänsuse eest. Nad ütlevad, et nemad kaitsevad Euroopat. Ja siit jõuamegi laiema pildini. Sest olgem ausad, Ungari ei ole selles paadis sugugi üksi. Nende vastaseis on lihtsalt jäämäe tipp. Tegelikkuses on Euroopa Liidus rändeküsimuses palju sügavam lõhe. Heitke pilk sellele tabelile. Siit on selgelt näha, et see vastuseis on tegelikult päris kirju seltskond. Meil on siin Poola ja Tšehhi, kes on Ungariga sarnastel seisukohtadel. Aga siis on Taani, kes ütleb, et EU-li poliitika pole isegi piisavalt range. Ja samal ajal kritiseerib Itaalia kogu süsteemi hoopis solidaarsuse puudumise pärast. Ühesõnaga, täielik sasipunder. Nii, proovime nüüd otsad kokku tõmmata. Mida me siis oleme näinud? Põhimõtteliselt 2 kriisi, mis toimuvad korraga. Üks on see sotsiaalne kriis, mis vindub Euroopa linnades, ja teine on see poliitiline kriis, mis raputab Euroopa Liidu alustalasid. Ja kõik see toob meid tagasi selle ühe ja kõige suurema küsimuse juurde, mis jääb õhku rippuma. Kas Euroopa suudab üldse leida tasakaalu inimõiguste, julgeoleku ja riikide suveräänsuse vahel? Kas ühine lahendus on võimalik, kui alusväärtused ja huvid on nii kardinaalselt erinevad? Sellele küsimusele täna head vastust ei ole. Kui see teema teid nüüd sügavamalt huvitama pani, siis siin on mõned allikad, millele see analüüs tugines ja kus saab ise edasi uurida. Siit leiab põhjalikku lugemist nii segregatsiooni kui ka nende poliitiliste konfliktide kohta. Ja päris lõpetuseks mainin veel kord ära, et tänase ülevaate aluseks oli Liina Salujõe väga põhjalik töö Tartu Ülikooli geograafia osakonnast. Aitäh teile kuulamast!